Uuringute tegemise üks oluline väärtus oli see, et kasvas uurijate hulk ja kasvas pädevus kõrghariduse valdkonda analüüsida ja uurida. Anti väga suur panus metoodika arendamise, kuidas mingeid küsimusi uurida, mille tõttu on tekkinud mingi traditsioon üht või teist küsimust analüüsida. Uuringu tulemuste praktikasse rakendamises on väga palju erinevaid järeldusi ja tõlgendusi, mida kasutada. Üliõpilaste vastuvõtt, õppejõudude õpetamise oskuste, üliõpilaste õppimise, nõustamise küsimustes, täiskasvanud õppijate õppimise küsimuses andsid need uuringud olulist informatsiooni. Võta on selline meede, mis väärtustab õppimist sõltumata õppimise ajast ja õppimise kohast. Praeguseks õppimine erinevas kontekstis, erineval viisil on tunnustatud kõrghariduses, kutsehariduses ja kutse taotlemisel. On kujundatud ühised arusaamad, kuidas õpinguid arvestada. Võta teadlikkus ühiskonnas on oluliselt suurenenud. Et meil on suur hulk potentsiaalselt kasutamata ressurssi eriväärustega noorte näol ja Priimus on aidanud siis läbi nõustamise, läbi lõhede vähendamise seda siis saavutada. See tegelikult sünnitab sellist sünergiat, kus ühelt poolt kõrgharidusinstitutsioonid julgevad palju rohkem siis tingimusi parandada ja näevad, miks see oluline on. Ja need erivajadusega tudengid julgustavad oma kursakaaslasi ja oma õppejõudusid tegelikult maailma avaramalt ja võib-olla väiksemate eelarvamustega nägema. Priimus on toonud sõna otseses mõttes Euroopa Eestisse ja viinud Eesti rakenduskõrgkoolide rektorid ja õppeprorektorid Euroopasse. Samamoodi on Priimuse toel rakenduskõrgkoolid saanud korraldada mitmeid konverentse. Need on olnud osaliselt ka rahvusvahelised ja me oleme saanud oma kolleege kutsuda siia esinema meile. Lisaks on rakenduskõrgkoolid saanud ka siseriiklikult omavahel Priimuse toel võrgustuda ja süvendada koostööd erinevate seminaride ja koolituste näol. Ma arvan, et tänasel päeval on kõikide kõrgkoolide õppekavad kirjutatud väljundipõhiselt. Selleks, et ka väljundipõhiselt õpetada, sinna on meil veel tükk maad. Läbi selliste programmide hakkavad inimesed kõrgkoolides üksteisega suhtlema, hakkavad teadma seda, mis ühes või teises kõrgkoolis toimub. Ja kui palju häid asju on meil olemas kõrgkoolides sees, nii õppekavade kui ka kvaliteedijuhtimise poole pealt. Nii et kutsun ikka väga siiralt üles, mitte ise leiutama jalgratast, vaid tegelikult istuma sellele jalgrattale, mis olemas on ja arendama seda. Väga paljud programmis osalenud õppejõud on nüüd avastanud, et meil kõigil nii eri valdkondades, eri ülikoolides on tegelikult samad mured ja rõõmud ja meie probleeme saame lahendada ikkagi ühtemoodi. Kui 5 aastat tagasi oli Eesti õppejõududel tavaliselt kombeks kursusi arendada õpetamiskeskselt, siis praegu võib julgelt öelda, et väga paljud on jõudnud tasemele, kus mõeldakse, kuidas areneb minu üliõpilane. Eesti tulevik sõltub põhiliselt sellest, kui hästi on haritud meie inimesed. Ja nii nagu keskhariduses, nii ka kõrghariduses on olnud väga kiired arengud viimastel aastatel ning programmi Priimus mõju me näeme kindlasti järgmistel aastakümnetel, kui Eesti ühiskonda hakkavad vedama inimesed, kes on saanud õppimiskeskset kõrgharidust. Hea algus on tehtud, kuid areng peab jätkuma. Kogu maailm on kiires muutumises ja nii ka kõrgharidus ning Eesti õppejõud peavad suutma arengutega kaasas käia.